Tere õhtust, või mis kell praegu on kellegi jaoks erinevas voogedastusplatvormi otsas või Peaasja saidil peaasi.ee oled tulnud kuulama Peaasi podcasti Pearaadio. Pearaadio podcastis on selline huvitav formaat, igas saates on külalist saatejuht. Minu nimi on Kersten Kõrge ja kes minu tegemistest midagi teab, siis seekord me ei tegele muusikaga, vaid tegeleme minu teise eriala vaimse tervisega ja selle hoidmisega. Minu enda isiklikult nagu siuke Pokemonid, mis ma olen kodus kokku korjanud, on erinevad diagnoosid on ATH, PTSD, kuskil on väike diagnoosimata Asperger, ehk siin on mingisugused seosed nende vahel. Tänane fookus on siis aktiivsustähelepanu häire. Kevadel tulime kokku grupiga, et luua Eesti aktiivsustähelepanu liit. Kas meil on oma mingid väiksed võidud Eesti ravimipoliitikas on juba vaikselt töös ja täna ongi siia kutsutud Inga Grinberg, kes on kliiniline psühholoog, töötab peamiselt sensuses, kes puutub palju kokku oma töös muidugi aktiivsustähelepanu häirega. Tere Inga! Tere! Võib-olla alustaks ongi paslik küsida, et mis nüüd siia toob, mis on sinu kogemus, võib-olla missioon, võib-olla mingi kõige lihtsam murepunkt aktiivsustähelepanu häirest rääkimises? Tere kõigile minu poolt. Mind toob siia teema aktiivsustähelepanu häire, millest on hakatud rohkem rääkima Eestis ja millega otseselt me ka oma töös kokku puutume. Ja võib-olla selle mõiste avardamine ja nendele inimestele sellise võib-olla laiema teadmiste või info hulga andmine ja natuke ka lootuse andmine, täpsustamine, millega on tegemist ja võib-olla mõelda koos sinuga, et mis on selle keerulise sõnadepaari taga ja natuke arutleda, et kuidas need inimesed ennast Eestis võiksid tunda ja kuidas nendel oleks kõige paremini hakkama saada. No selles mõttes ma võin kommenteerida, et inimesed tunnevad Eestist väga keeruliselt, sellepärast, et ATH teadlikkus on spetsialistide juures üsna kõikuv. Ma ei oska iseenesest näpuga näidata või niimoodi ei ole ka võib-olla minu viis, aga neid inimesi, kes ei ole leidnud abi, on väga palju ja need erinevad stigmad. ATH on muidugi ajalooliselt üsna keerulise ajalooga häire, alustades poistlaste käitumise häirest, siis pervasiivsest arenguhäirest, et mis on võib-olla selline asi, mida mul endal on raske kommenteerida ja mida ma enne seda saadet olen ka, mis minu jaoks Eestis või maailmas äärmiselt tähtis on see, et see, kui keeruline see probleem on ka naisterahvaste diagnostikas ja eriti täiskasvanud naisterahvaste diagnostikas, et kui mul tuleb siin ette anekdootlik lugu, et kui ma käisin viimati uneapnoid mõõtmas, siis ka seal oli arstil tarku sõnu öelda, et ikkagi ATH on ikkagi mingisugune lastehaigus, millega ei peaks üldse tegelema võib-olla täiskasvanud inimene. Ja, meil tulevad ka paljud patsiendid, kellel on sarnane info või sarnane kogemus, et siinkohal ei saa öelda, et oleks midagi rõõmustavat öelda, see spetsialist Eestis on vähe ja kliiniliste psühholoogide arv, nende lisandumine on ääretult vaevaline, et natuke me siin hädas oleme, aga võib-olla täna me saame juba abiks olla nendele inimestele, kes meid kuulavad ja võib-olla korraks laiendada seda hetkel olevat klassifikatsioonilist käsitlust, et kus me siis hetkel oleme, et ATH on läbinud väga mitmeid perioode erinevate psühhiaatriliste klassifikatsioonide kohaselt, aga hetkeseis on siis see, et teda jagatakse nii-öelda koos, mida ei saa mainimata jätta, et asub ka autismispektri häirel osaliselt, et paljudel ATH-del on siis kaasuv autismispektri häire joonestik või neil on kaasuvad sümptomid sealt, et peab arvestama, et ka sellega tuleb tegeleda ja eristada, et kumba siis on rohkem, kumba vähem
ja klassikalises praeguses klassifikatsioonis me siis eristame hüperaktiivsust tähelepanu puudulikkusest ja eristame siis seda, et üks vorm võib olla ka tähelepanu puudulikkusega, kus inimene või patsient ei kannata siis ütleme sellise kehalise rahutuse või impulsiivsete otsuste all, aga samas ta saab ka aktiivsustähelepanuhäire diagnoosi või tal on siis see raskuskoht. Ja korra sa tõid ka välja, et naistel ja meestel on erinev ja tõepoolest, et viimaste aastate uuringud eristavad väga tugevalt naiste ATH-d meeste ATH-st ja naistel on siin teised raskused, et naiste puhul siis on ta veel 4 erinevas vanusekategoorias. Nii et kokkuvõttes on seda häiret keeruline ja päris pikk protsesside jada, et seda diagnoosida. Ja kui ta on diagnoositud, et siis on ka koht, et kuidas edasi toimetada, et kas meil on spetsialistide ressurssi, et see inimene seega abi saab. Jah, no Eestis on muidugi see probleem juba, et see on mainitud kliiniliste psühholoogide peale kasv ei ole piisavalt hea, aga Eestis nagu suurem osa inimesi ei tea isegi vahet nagu psühholoogil ja psühhiaatril või ei tea isegi, et kuidas sinna psühholoogini jõuda, et isegi selle räägime sellest, et paljud arvavad, et psühhiaatri juurde mineks on vaja perearsti saatekirja või mida veel, et selles mõttes minu isiklik sõnum kõikidele oleks, võtke ennast sinna järjekorda, need järjekord on väga pikad, aga kui teil see 3-4 kuud nagu ära ootate, siis see protsess läheb väga palju kiiremaks. See on üks asi, kus ka teisi ATH-kaid ma olen pidanud nagu käe otsas nagu selles mõttes nagu talutama, et ja siis, kui nad saavad aru, et see psühhiaater võib-olla on siuke esimene samm ja võib-olla kõik need sisulisemad tööd tulevad siis, kui hakata lõpuks ometi nagu psühholoogiga neid tööd tegema, et see siuke teatud mingis mõttes nagu siuke haigekassa gatekeeping on kuskil võib-olla vahel, aga kellel raha võib-olla leiavad ise endale psühholoogi koha. Ma ise olen esimest korda nagu, mis on ka võib-olla nagu sümptomaatiline, et mina olen elanud nagu kogu elu nagu projektipõhist elu ja nüüd ma olen esimest korda vist ametlikult üle 10 aasta kuu aega nagu tööl käinud. Et siuke nagu see rahutus, impulsiivsete otsuste võtmine, kui me nüüd räägime nagu nende asjadega tegelemisest, siis sa ütlesid nagu see tähelepanu puudulikkusega osa, et mis neid siis praktilises mõttes peaks nagu eristama? Et ega aktiivsustähelepanuhäirega inimene ei tule enamasti spetsialisti juurde teadmisega, et tal on see häire, et ta tegelikult tuleb kaasuva häirega ja kõiki aktiivsustähelepanuhäire joontega inimesi ravima ei pea, kui neil ei ole funktsioneerimise häiritust. Funktsioneerimise häiritus jaguneb siis skaalal 3, et on raskekujuline häiritus, nii-öelda mõõdukas häiritus ja kergekujuline häiritus ja raskekujuline häiritus siis tavaliselt saab ka selle ravimiravi, mille osas on inimestel ka omakorda mitmeid küsimusi, et kergekujulist aktiivsustähelepanuhäiret ei pea ravima, kui ta ei põhjusta inimesele funktsioneerimise häireid, et vastupidi, ta võib sellest hoopis kasu saada, sest seal on palju ressurssi. Aga jõuavad nad meieni sagedasti siis valdavalt kas depressiooni sümptomite või üldistunud ärevushäire sümptomitega, et neil on selline kummaline ärevus, mis ei allu kuidagi nende kontrollile, läheb selliseks paanikaks välja ja tavaliselt siis tunneb ka sellise täiskasvanud aktiivsustähelepanuhäirega inimese ära selle järgi, et on juba korduvalt kuhugi pöördunud, ta on korduvalt kuskil käinud, ta on enamasti läbi käinud kõik võimalikud alternatiivteraapiad, ta on käinud küll hingamas, küll erinevates konstellatsioonides, mis iganes ma ei oska praegu nimetada, et kõigega ma kursis ei ole alternatiivteraapiate osas kahjuks, aga nad tõesti käivad ja nad saavad sellist ajutist kergendust. Aga see ajutine kergendus on kahjuks mööduv ja järgmine samm siis, kuhu nad langevad, on siis näiteks sõltuvusained või alkoholi tarbimine. Nii et neil võib olla päris palju kaasuvaid häireid, aga sagedasti nad siis pöörduvad kaasuvate häirete sümptomite tõttu ja enamasti mitte ATH nii-öelda sümptomaatika tõttu, et need on kõik seal nagu maskeeritud ja varjatud kujul. Meeste puhul on väga palju sõltuvuskäitumist ja naiste puhul on palju söömishäirega seotud nii-öelda nagu sellist ebakohast käitumist. Et võin ka kohe lahti seletada, et ATH on ka ohustatud nii-öelda liigsöömisele, et
Ja no õnneks ei ole kaamerat siin stuudios. Et ATH puhul siis on leitud, et kuni 35 kehakaaluga, siis ütleme nagu kehamassi indeksiga üle 35, siis seal on protsent päris kõrge, 27% on kaasuv aktiivsus tähelepanuhäire nendel inimestel ja üle 40 kehamassi indeksiga on juba see 42,7%, et see räägib siis sellest, et ülesöömistüüpi häire ohustab seda geneetikat ja praeguseks on leitud ka selle nii-öelda pahanduse põhjustaja, ehk siis neil ongi geneetiline ülesöömistüüpi eelsoodumus, mille nimi on melanokortiin, ehk siis seal on siis erinevad mutatsioonid selles geneetikas, MC4R on selle geeni nimi. Ja käib ta siis kaasas ATH-ga, nii nagu seal käib ka natukene muud geneetikat kaasas. Aga iseenesest ei ole see mitte halb geen, vaid sellel on põhjuslik nagu seos, et me oleme ikkagi tuhandeid aastaid vanad ja selle ajuga väga pikalt elanud. Et sellises keskkonnas, kus toit on saadaval ja väga hõlpsasti kätte saada ja suhu pista, et sellist olukorda meil ei ole, nii et tegelikult see geen on olnud nagu aastatuhandeid väga kasulik. Et kiiresti toidule ligi, hästi kiiresti söönuks ja nii palju, kui suhu mahub ja täiskõhu tunne võib-olla siis tuleb veidi hiljem. No sellest mu ema võib ka pikalt rääkida. Et nad tulevad siis nende kaebustega enamasti meile, et kas neil on söömisega probleeme, kas neil on meeleoluga probleeme, kas neil on ärevusega probleeme, sõltuvusainetega probleeme, jah, emotsioonide regulatsiooniga probleeme või siis tulevad lähedased, kellel on kodus lähedane, kes on hädas emotsiooniregulatsiooniga. Kipub kiiresti vihastama, ruttu ärrituma, asjad lendavad. Mis on siuke nagu mingi praktiline nõuanne, mida siukse asjad? Sa mõtled selle vihastumisega? No näiteks just sellega, üldse selle regulatsiooniga. Nüüd me siis liigume natuke sinna juurde, et kuidas see ATH teraapia nagu välja näeks, et kui seda sõna kasutada, siis emotsiooniregulatsioonini me üldjuhul, arvestades võib-olla minu kliinilist praktikat, liigume kõige viimasena, et kui ma päriselt alustasin ATH-dega töötamisega, et siis ma alustasin sellest kõige esimesena, aga praegu me ikkagi kõigepealt alustame sellega, et me loome inimesele eluviiside korrektsiooni, et enamasti nad öösiti ju on üleval, teevad tööd. Öökull inimesed. Hiliste öötundideni, jällegi on siin geneetika oma sõna öelnud, et neil on teistsugune geneetika ka une suhtes, une ärkveloleku rütmi osas on neil teine geneetika, mis jällegi on 100 aastat tagasi olnud väga kasulik ja sealt tagasi, aga praegu me saamegi siis nii-öelda selle inimese, kellel on une ärkveloleku rütm teistsugune, ehk siis mitte keskkonnale kohandatud, ta sööb valikuliselt, jätab kas väga pikki tunde vahele, sööb korraga palju, enamasti öösiti või õhtul hilja. Jah, ja lisaks sellele neil on väga-väga ebastabiilne füüsiline aktiivsus, et ütleme, et need on selline kolmik alustala, millest me alustame, et kõigepealt loome sellise süsteemi une ärkveloleku rütmi, siis regulaarsetesse söömisaegadesse ja siis proovime sinna saada ka füüsilist liikumist. Ja jällegi seonduvalt geneetikaga tal ei sobi igal kellaajal minna liikuma, vaid talle sobivad teatud kellaajad, kuna siis on aju rohkem ärkvel ja rohkem nagu suudab siis koordinatsioon ja liikuvust. Kas siin on ka mingid nagu seaduspärasid? Kui ma kunagi suutsin käia jõusaalis, siis ma käisin hästi varahommikul. Me räägime nagu mingi 7, 8, 9, süke rütm mulle töötas, mis on üsna nagu süke asi, mida on teistele nagu minu tuttavatel nagu väga raske nagu maha müüa, sest kõikil on see süke enesekuvand, et nagu ööinimesed. Siis ma avastasin, et seda ööinimest võib kontseptualiseerida niimoodi, et sa lihtsalt nagu päeval magad, aga siis ärkad nagu öösel üles ja siis see variant, et nagu 2 tundi nagu päeva nagu läbimõtlemist või isegi käid vannis, chillid ja siis lähed nagu jõusaali süke 2 tundi, võib-olla isegi 3, et see oli nagu mingi asi, mis andis mulle nagu mingisuguse fookuse nagu päevaks, mingisugusel ajahetkel, kui oli nagu võimalik niimoodi niisuguse rütmi järgi elada. Jah, see tegelikult natuke nii kõlabki, et ega me tegelikult ju enamasti sportlastega oma seanssidel ei kohtu.
et kuna nad reguleerivad ennast nii hästi ise ja ka nende söömise osa on siis reguleeritud, sest nad peavad minema õigel ajal magama selleks, et olla sportlane või teha sporti, et selles mõttes neid me tõesti kohtame nagu harva, välja arvatud siis, kui on nagu raskekujuline sümptomaatika. Aga selles mõttes ma olen jah nõus ja võib-olla lisan ka selle, mida ma ei osanud välja tuua, et iga ATH on erinev. Iga ATH on, et kõik inimesed siis on absoluutselt erinevad, on absoluutselt erinevad raskused, kuna neil on erinev aju ja erinev nii-öelda neuroplastilisus, et siis erinev kasvukeskkond. Erinevad elu jooksul tekkinud oskused ennast reguleerida. Täpselt, jah. Sest see toitumine on küsimus, sest ma ei tea, millise diagnoosi alla see mul kuulub, aga mul näiteks ei ole näljatunnet, et ainuke viis nagu reguleerida ongi siis kui nagu kohtad sööki või siis on mingisugused mingi prokrastineerimiskäitumused, et enne kui ma midagi hakkan tegema, siis ma enne teen süüa ja siis hakkan peale ja siis kui hakkad sööma, siis tuleb see suhkrukrash ja magama ja siis lõpuks ei tule jälle mitte midagi välja. Niimoodi võib nagu nädalaid lasta. Ja see on tuttavad kaebused, aga mida nad siis kasutavad, kui nad pikalt ei söö, on ikkagi see, et nad on kuskil hüperfookuses, et see on siis jälle see teine tähelepanematuse nii-öelda sümptom, mida ekslikult arvatakse, et see on kuidagi selline ressurss või et see on midagi väga head, aga tegelikult see on samasugune tähelepanematuse või väljalülitamise võimetus, mis omakorda hästi nagu kurnab ära, et sellele järgneb selline nagu tohutu väsimus või noh, et ATH-d ju kirjutavad ka oma lõputöid ja teevad tööülesandid viimasel minutil, seoses sellega, et nendel on aja lugemisega raskusi või et nad on ajaühiku tajumisega raskusi, siis nad lükkavad asju viimasele minutile ja sealt tekivad siis omakorda sellised viimase hetke hüperfookuses püsimise tunnid või päevad või lausa nädalad ja pärast seda on nad väga-väga väsinud, kurnatud ja ei suudagi mitu nädalat näiteks midagi teha. Ja, mul seda väsimuse kogemust niivõrd ei ole. Pigem ajataju on null, lihtsalt kogu aeg teed midagi. Et selles mõttes see fookus on ka siuke, et ma ei saa nagu salata, et ma olen ise ka seda kaustanud nagu positiivstele eesmärkidele ära enda jaoks. Ja unerütmi mul ei ole vist regulaarselt olnud, ma olen 15 aastas saadik. Kuna nad on siis tegemist on ülitundlikkuse häirega või sellise sensoorse ülitundlikkusega, et iga väiksem muutus füsioloogilises võtmes avaldub ka sinu päevases toimetulekus. Pigem väldin neid muutusi. Soorit me segasin vahel. Jah, et keha on nagu üks tervik ja siin ütleme, et ATH sümptomid on küll sümptomid, aga nad siiski kehaliselt on samasugused inimesed nagu kõik teisedki, vajavad und, vajavad õiges päevaajas und, õiges päevaajas sööki, et mitte öist sööki, et siis on juba kehas hoopis teised ülesanded ja eesmärgid. Mulle meeldis see metafoor eelmedal, et sul on sul võib olla ATH mõistus, aga sul ei ole ATH keha. Jah. See oli väga hästi öeldud mulle olen kasutanud seda paar korda vahepeal. Ma tooks ühe metafoori veel, et ekslikult võib-olla on inimestel arvamus, et ATH on midagi, mis defineerib mind kui inimest või kui isiksust, et ma olengi ATH, sest seda sageli patsiendid küsivad, et siis ma võib-olla nagu pigem ütleks või julgustaks inimestele, et kui ma defineerin ennast haige inimesena üle keha, et siis mul on väga raske aru saada, et kus see terve pool on, aga ATH on nagu haige hammas kuskil alumises mitte nähtavas kohas, aga ta valutab nagu kogu aeg tasapisi ja ta on nagu selline natuke krooniline valu, aga ülejäänud hambad on siiski terved ja ma üldse inimesena olen ka terve, et inimeses on hästi palju ressurssi. Mida meie patsiendid on vahest õppinud tegema, et nad on õppinud ütlema, et mul on ATH, ma ei saa neid ja neid asju teha, mul on ATH, ma reageeringi nii, ma olengi selline, et siis kindlasti ütlen, et see ei ole nii, et ATH on pigem väljakutse, aga mitte eraldi seisev, selline väga suur miinusmärgiga seisev haigus. ATH on ka, nagu minu kogemus vähemalt, ATH on ka süke häire, mis on ka kõige võimekam siis, kui tal on esitatud mingi väljakutse. Ja täpselt. et kui väljakutseks asju raamistada, siis see on ka minu puhul väga hästi töötanud läbi elu. Et pigem ma olen ka üritanud vältida seda nagu liigset normaliseerimist või valideerimist, et eriti meil nagu väliste süsteemidega, et siin on mingisugune
nagu selle ATH ja autismi nagu skeene mõttes, ma selles mõttes ei poolda seda neurodivergentsuse lainet, mis on sotsiaalselt konstrueeritud ja USA-st nagu, et pigem nagu situatsioonis, kus isegi nagu ei ole teaduslikku konsensust nagu väga tugevat, et mis see ATH ja kuidas ja mis nagu, et siis niimoodi nagu hakata nagu asju ühte patta panema minu jaoks nagu sihuke ohtlik, aga nagu samas ma ei jaksa, ei taha nagu selle skeenega nagu tüli norida, sest seal on väga raevukad inimesi. Võib-olla praegu ma tooks siia selle vahe, et noh, ei ole leitud, ütleme sellist kombinatsiooni niisugustest nagu geneetilistest markeritest, mis otseselt markeeriks selle ära just seetõttu, et inimene on niivõrd erinev ja ta ei ole otseselt markeeritud ATH-ga, aga küll aga on leitud selged sellised geneetilised erisused, et mis siis ATH-del on ja ütleme võib-olla kontrollgrupil ei ole ja praegu seal on siis leitud nii-öelda nagu eripärad näiteks insuliini ja dopamiini nii-öelda transporteritel on leitud selle unegeen, mis on siis see nii-öelda clock gene, lisaks on leitud dopaminergilise süsteemi geen, milles on samamoodi erinevad polümorfismid, mis on omased ATH-le, mitte omased siis kontrollgrupile, et sellised geneetilised uuringud siiski on praegu väga jõudsalt juba teinud oma edusamme ja me oleme natuke teel, et me tegelikult juba natuke näeme sellist helgemat tulevikku. Kui me võtame nagu minu taust on ka psühholoogias, aga kui me võtame nüüd 3 erinevat nagu markerit ja paneme nagu inimese keelde, siis dopamiin on arvatavasti kõike ATH-ga seotud inimesed otsast lõpuni guugeldanud. Mis see eelmine oli? Mis töötluskeen? Siin on ka insuliin, mis reguleerib nüüd seda ülesöömist, et on leitud, et insuliini nii-öelda nagu aktiivsus ajus on teistsugune, et on tegelikult düsfunktsiooniline ja samamoodi dopamiin, aga sageli ei pruugi olla ka dopamiinisüsteem nii-öelda pihta saanud, vaid võib olla ka kaasatud nooradrenaliinisüsteem. Et see on natukene veel nagu sättimisel, et ei ole päris ühte põhjust, et kus ta tekib või millega ta otseselt seotud on, et see on natuke keerulisem ja vajab vastuseid. Aga pärilikkus on siin 80% ja ütleme muud tegurid on natuke tagaplaanil, et pärilikkus on hetkel siis kõige suurem nii-öelda. Aga see pärilikkus ei ole 100? See pärilikkus ei ole 100, sellepärast, et kui meil on üks suitsetav ema, kes ootab väikest beebit, et siis on väga suur oht selle häire tekkeks. Kui meil on toksiinid, siis on suur oht, kui meil on alakaaluline laps, kes sünnib enneaegsena, on suur oht, sest see räägib, ATH on siis neurobioloogiline eripära, ajus natuke töömälufunktsiooniga seotud, et see aju ei arene nii välja. Väga noorest vanusest lapse saamine on seotud ATH ohuga, et kui ema vanus on alla 20 ja alla selle on leitud, et ATH sagedus on suurem. Aga väga suur vastus on just, et ema nii-öelda sõltuvuskäitumisel, et munasarjad on naisel kaasas sünni hetkel ja võib-olla see on kõige suurem varandus, mis naine saab kaasa. Ja seda võiks kõige rohkem hoida, iga suits, mis ta tõmbab, iga alkoholne jook, mis ta joob, et see kõik tegelikult mõjutab. Iga kanepisuits, meil on praegu väga palju tüdrukuid, kes tarvitavad väga palju sellist mustal turul olevaid sõltuvusaineid, mis on eriti ohtlikud, kuna nad tulevad kontrollimatust keskkonnast. Ja see kõik tegelikult mõjutab, sest et nende munasarjade hulk on meile antud kaasa ja see on tõesti kõige suurem varandus, mis ühel naisel võib olla, kui ta tahab emaks saada. See muidugi jõuks ütlema, et kuigi on erinevad nagu influencerid just sealt konstellatsiooniteraapiast, kellele meeldib rääkida, et kui su lapsega midagi juhtub, siis sinu mingid esivanemad otsused on kõigest süüdi ja sinu elu otsused. Et see, millest me praegu rääkisime, ei tähenda mitte mingil juhul seda, et kui sa saad ATH lapse, siis sa peaksid hakkama kohe otsima neid põhjuseid ja ennast süüdistama selles, et ta niimoodi välja kukkus, et sellepärast, et sa tegid võib-olla 1 või 2 suitsi rohkem. Kindlasti mitte, jah, et ta enamasti on seotud ikka pikaajalise nii-öelda geneetilise, ta on ikka pikaajalt seotud kui ma hakkan mõtlema, et tegemist on agressiivse geeniga, et kui me võtame ikkagi korraks silme ette sellise võib-olla tüüpilise hüperaktiivse patsiendi, kellel on siis hüperaktiivne impulsiivsus väga kõrge,
et siis me tegelikult ju näeme igapäevaselt tema käitumist, noh ma ei tea, kui on kellelgi kolleeg või klassiõde või klassivend või grupiõde, et me juba näeme tegelikult sellist teistsugust käitumist, et nad ongi uudishimulikumad, nad ongi igal pool ees, nad on juba seal sööklasabas ka esimesed ja nad on juba teavad, milliseid asju räägiti ja kus midagi on, et nad tõesti nagu selles mõttes on igal pool kohal ja see võib-olla annab ka märku sellest, et tegemist on sellise väga sellise aktiivse geneetikaga. Juhtub asju. Ja uudishimu on küll, võib-olla jälle mingisugune tugevus, mida leida, et kui et see uudishimu oli ka minu puhul see mingi defineeriv isiksusomadus lapsepõlves, et väga palju laagritesse ei sattunud, kuna mul olid mingi teised terviseprobleemid. Aga neid diplomeid, et laagri kõige uudishimulikum osaleja, neid kuskil kladede vahel nagu jagub. Aga siis ma arvan, et see on ka see tugevus, millest leida, et võib-olla siis leida eriala, kus uudishimu tuleb kasuks. Jah, selle uudishimu taga siis on selline jällegi, nüüd on siiamaani leitudki selline geneetiline transformatsioon või selline, ütleme, geneetikas on siis TRD4, selline geen, mis on siin nagu seeking geen, et inimene ongi laetud sellise geneetikaga, et tal oleks hästi palju huvi teha midagi pikki tunde vastu pidada. Kui ta leiab midagi, mis valmistab talle põnevust, et siis ta tegelikult ei väsi ära, ta võib olla söömata, joomata ja ta on väga energiline. Lisaks sellele nad on jutukamad, nad on energilisemad, neil ongi siis rohkem energiat, nad suudavad teisi kaasata, teisi motiveerida, nad on justkui karismaatilisemad, et selliseid omadusi ma näen ka oma patsientidel, kellel on see hüperaktiivsuse ja impulsiivsuse fookus võib-olla kõrge. Et on ikkagi võimalik teha erinevaid kasulikke valikuid. Erialaselt küll, et neid on võib-olla neil on väga head sellised, kuna neil on töömäel on nüüd natuke kehvem osa ajust, aga samas neil on assotsiatsioonipõhine mõtlemine või neil on väga palju selline seostatud mõtlemised, nad on väga head loovinimesed, et nad suudavad loovatel erialadel suurepäraseid tulemusi ja mul on just see kujundlik asi on paigas ja keeleline on üsna nagu omaette. Aga kui me lähme selle üks asi, mis mul jäi sealt varasemast nagu kummitama, oli, mis ma endale kohe kõrvale panin, oli see, et kui me nüüd, kuigi KTH-d on erinevad, siis korra käis läbi see, et ma siin ainult endast ei räägiks kogu aeg, et kas seda naiste nagu 4 faasi on võimalik kuidagi nagu ümardada või kokku võtta või kirjeldada või, sest et see on üks asi, mida jälle nagu kohtab, et naistel, kuna seal ei ole võib-olla need hüperaktiivsed jooned ei avaldu alati ja avalduvad pigem need tähelepanuprobleemid või lühimäluprobleemid, või üleüldiselt meil on ühiskonnas see korraliku naise sündroom, mida on igalt poolt nagu sisse pekstud, et kas siis seda hüperaktiivsust on tihtipeale raske diagnoosida, aga kas nende 4 nagu faasi lõikes on võimalik teha mingid üldistusi, et mingisugused võib-olla kuuled, kes on mingisuguses nendes faasides ja kahtlevad enda nagu mingites ATH sümptomites, sest et ei lähe nagu kokku võib-olla selle ajalooliselt nagu meestepõhise nagu käitumishäire diagnostikaga, et neile midagi tähele panna selles asjas. Ja see on väga hea küsimus, sest et meil on väga palju naisi, kes on diagnoosimata, meil on väga palju naisi, kes on hädas oma pereelus, oma igapäevastes toimetulekutes, oma igapäevases elus lastega suhtlemisel. Et naiste puhul siis on alles hiljaaegu alustatud selliste võib-olla väga suuremate uuringutega ja on leitud siis, et naistel erineb ATH 4 erinevas vanusegrupis. Kõiki neid vanusegruppi iseloomustab väga tubli tüdruk, kes pingutab palju, kes teeb palju, kes jaksab palju. Et esimene grupp on siis väikesed tüdrukud või siis lapsed, kes ei ole veel teismeikka jõudnud ja neid iseloomustabki selline kiire jutukus, mitme asja tegemine, väga mitmes huviringis käivad, nad on alati väga head organiseerijad, nad on head õppijad, võib olla ka see, et nad ei ole head õppijad, aga see ei defineeri siis ATH-d, et see oleneb siis sellest, millise intellekti on inimene pärilikkusega kaasa saanud, aga ütleme, et lapse põlves neid väga ei erista, nad on hästi tublid.
passiivsed ja pigem sellised aktiivsed. Nüüd, kui tuleb teismeiga, siis hakkab tööle hormonaalne süsteem ja neil tekivad esimest korda raskused, et nad hakkavad sõltuma progesteroonist ja östrogeenist ja nende nii-öelda sellisest kiirest vahetusest ja neil tekivad esimest korda sellised ärevuse sümptomid või sellised meeleolu sümptomid ja nad hakkavad ka märkama võib-olla seda, et kõik asjad ei jäägi nii kiiresti meelde, et neil kulub natuke liiga palju aega. Nad ei suuda oma aega jagada hästi sellise kõrgenenud koormuse vahel ja nad ei suuda hästi vastu panna stressoritele, kipuvad palju muretsema, kipuvad palju üle analüüsima, juurdlema. Et see on nagu selline esimene faas, kus neil läheb raskeks. Nüüd järgmine faas, kus neil on hoopis teistsugused sümptomid, kus nad on siis naise vanuses, et kus on siis enamus elu kulgeb siis sellises nagu pikas ja ühes vanuses. Kipuvad nad meil läbi põlema, et võtavad palju asju ette, põlevad läbi, võtavad jälle ette, põlevad läbi ja sealt nüüd tulebki mängu see, et neil on raske püsida ajaühikus, neil on raske organiseerida, planeerida ja jälle küll nad siis pingutavad palju, sagedasti saavad pikaajalise antidepressantravi ja keegi ei oska sealt tagant otsida tegelikult ADHD, sest nad ju ei tee hooletusvigu, nad ju ei unusta kohtumisi ära, nad ei jää hiljaks. Kui me nüüd küsime nende käest, et kuidas nad seda kõike teevad, et nad ei jää hiljaks, siis võib täiesti uskumatuid vastuseid saada või kuidas nad ei tee hooletusvigu. Näiteks nad ei võta selliseid tööülesandeid, kus võib hooletusvigu teha. Et naised mõtlevad selles mõttes teistmoodi. Ja siis tuleb võib-olla ATH mõistes kõige raskem periood, kus on menopaus, kus samamoodi hormoonid lõpetavad nii-öelda oma sellise aktiivse tsükli ja siis ohustab neid naisi tegelikult meeleolu probleemistik. Et kui nad seda kõike nagu ette teavad, et siis me saame neid ette valmistada, et neil oleksid hobid, et need oleksid sõbrad, et neil oleks turvaring ja siis nad tulevad päris kenasti sellest vanusetsüklist ka läbi. Aga kui seda kõike nagu teada, kuidas see allub nii-öelda sellisele hormoonide muutusele, et siis on ka neid lihtsam ravida, neil ei teki neid raskusi. Et sageli nad siis kannatavad PMS-sündroomi all, et mõned päevad või nädal ennem menstruatsiooni algust on nende emotsioonid väga-väga tugevalt mitte nende kontrolli all, et see on siis see hetk, kus progesteroon nii-öelda kaperdab aju ära ja dopamiin ja östrogeen on nii-öelda vähesuses ja tegelikult nii-öelda keegi lõhub su ajus või keegi ei lase sul otsuseid teha. Ja me ka teraapias õpetame siis inimest sellel hetkel mitte planeerima oma eluotsuseid, mitte isegi kodust ülitsema, sellepärast, et kõik läheb käest ära. Et natuke õpetame võib-olla seda jälgima, et kõige raskem periood on siis just vahetult enne menstruatsiooni algust. Ja neil on ka palju unehäireid. Et vahest naise tunneb ära selle järgi, et me hakkame tegelikult lahendama tema unehäireid, kuna nad ei suuda magama jääda, sest mõtteid on liiga palju. Et üks mõte järgneb teisele, kogu aeg olen hästi ärev, hästi pinges, et see on ka see, kus me hakkame nagu edasi otsima, et mis selle taga võiks olla. Ja miks neil on siis unehäiritus, on see, et kogu süsteem, ehk siis see uneärkveloleku rütm on häiritud sellise geeni poolt nagu mis siis reguleerib kortisooli ja melatoniini nii-öelda nagu sellist teatepulga vahetust ja kuna see saab vahetatud päeva jooksul keskmiselt 105 minutit hiljem kui tavagrupil, inimestel, kellel siis ei ole seda ATH sümptomaatikat, et siis nad nii-öelda ongi tegelikult nagu rohkem siis öökulli tüüp, et nad ei suuda uinuda, sest nendel alles nagu ütleme päevasündmused jäävad nagu nii-öelda nagu ajus ketrama ja hommikul nad ei suuda ärgata, aga keegi ju seda ATH sümptomaatikaks ei loe. See tegelikult on üks osa kogu sellest suurest nii-öelda häiredimensioonist. Selles vanuses? Naise puhul ja ütleme kogu elutsükli jooksul, kuna meil psühhosotsiaalselt ja ütleme kultuurilises kontekstis naistel ei ole lubatud olla valjuhäälsed, neil on ikkagi teistsugused ülesanded olnud väga pikalt siin kultuurilises kontekstis, et siis nad tõesti on stigmatiseeritud. Nad õpivad ära vaikima, et pidurdada seda vahele rääkimist, et pidurdada impulsiivset käitumist, nad õpivad hoiduma sotsiaalsetes olukordades nagu pigem eemale, sest nad on kogenud seal tüdrukupõlves näiteks seda, et kui ma palju räägin, et siis ma võin oma sõpradest ilma jääda. Ja siis kaasneb nendel madal enesehinnang ja ühel hetkel võib-olla psühholoogil ongi inimene, kellel on madal enesehinnang, aga võib-olla jääb märkamata see, et seal taga on aktiivsus tähelepanu häire. Madal enesehinnang üldse on keeruline teema, et oma nagu
mingi psühholoogia kursuse seal vahepeal on neditud, et madala enesehinnaga võiks olla eraldi diagnoos, millega tegeleda, mitte et võib-olla see normaliseeriks ka seda kogu seda häirevärki. Üks suur probleem, mis on, et häired üleüldse on, et mitte ainult nagu ühiskonnas ei ole stigmatiseeritud, vaid ka inimesed ise, kellel on häired, ei taha minna diagnoosi, sest nad mõtlevad, et mingid inimesed mõtlevad, et siis nüüd pannakse kohe lukku taha kuskile kogemust tervisesüsteemiga ei ole. Või et ma mäletan, et kui mul läks üsna pikalt nagu aega, kuna me ei olnud nagu stimulantravi suhtes positiivselt meelestatud ja ma teadsin, et nagu teraapiat. Et jaoks disclaimerina, et kui keegi avastab, et Eestis ei leia kuskilt ATH teraapiat, siis see ei ole maailma lõpp, aga asjad on väga halvasti. Aga ei tasu kohe nagu pettuda maailmas ja alla anda, see on kindlasti suur stressiallikas. Aga lihtsalt Eestis on üldiselt väga halvasti ja see on ka põhjus, miks me siin räägime sellest. Nüüd ma olen sõitnud kuskile ära ja ise loomulikult ära unustanud, millest ma just rääkisin. Et korraks läheks selle juurde tagasi, et sa ütlesid sõna ravimid, et tegelikult ravimid on väga olulisel kohal raskekujulise ATH sümptomaatika ravis, sest ravimi eesmärk on ära reguleerida see nii-öelda mittesobilik pidurdamatus, et ma ikka õpin ennast nagu pidurdama, et ma ei sõida sisse, et mul ei ole impulsiivseid otsuseid, sest see on see, mis otseselt seda inimest kahjustab. Et ravimi eesmärk ei ole reguleerida ära tema aja planeerimist. Ja, seda ta ei suuda, et ma pean ikkagi ise tegelema nii-öelda selle eluviiside planeerimisega ja oma käitumislike eesmärkide seadmisega, aga sellised neurobioloogilised komponendid aitab see ravim, kui ta inimesele sobib ära reguleerida, aga sageli võib ka juhtuda, et see ravim ei sobi, et siis ei ole küsimus arstis või isiksuses või inimeses või ravimis, vaid lihtsalt see, et meie ravimitööstus ei ole veel arenenud sellisel tasemel, et meil oleks nii head valikut pakkuda. Siin on ka selles mõttes nagu promo rõõmuse liituge toeta kõik Eesti aktiivsust tähelepanu liitu, meie agendid ka osalevad uue raviskeemi väljatöötamises ja oleme üritanud ka ühendust võtta ravimitootjatega, et Eesti turule tuleksid paremad ravimid ja võib-olla jaanuarist tekib ka mingisugune normaalne ravimisoodustusüsteem. Ja natuke me olime see, et nagu seda ressurssi vaadata, et nad tegelikult on väga ressursikad inimesed, et kui mina siin nagu terapeudi silmaga vaatan, et mulle nad patsientidena tohutult meeldivad. Et see on üks ägedam seltskond, kellega mina olen kokku puutunud ja kui ma neid vaatan ja mõtlen, et me kinnitame hästi palju tähelepanu madalale enesehinnangule, aga madala enesehinnangu teises otspunktis on kõrged ootused endale, et siis jah, nendega me teeme sageli tööd ja siit on kohe ka võib-olla viskan õhku ka küsimus, et madal enesehinnang saab olla ainult inimesel, kellel on väga enesekriitiline suhtumine, et muidu ta ju ei ole madal enesehinnanguga. Siin on ka see süke sümptomaatika, et kui sa oled nagu seal koolis nagu hästi suuri tulemusi teinud, siis sa oled ehitanud endale väga kõrged need ootused ja mitte ainult nagu sa ise, vaid arvatavasti ka süsteem on ehitanud sinu suhtes väga kõrged ootused ja siis kui sa lõpuks jõuad sinna. Ma ei tea, mis need terminid on, 15 pluss mingi hilis teismeika ja siis see kõik kukub kokku, siis see on oma, et crash, mida ma ise olen suuresti nagu läbi teinud. Ja minu puhul ka nagu tõi siukse, ma ei ole nagu siuke inimene, kes vihkab koolisüsteemi, ma arvan, et koolisüsteemil on väga suur nagu koht inimestele, lihtsalt tol hetkel ma siin isegi mitte lihtsalt koolisüsteemist, vaid nagu kogu ühiskonnast, et siuke vimm ja reaktiivsus võib-olla on ka tihtipeale siuke asi, mis ATH inimesi iseloomustab, sest et ATH inimesed on ka üsna nagu tundlikud, mis see eesti keeles on? Rejection võõristusele või tõrjutusele. Et see ülitundlikkus on üks niisugustest väga levinud nii-öelda nagu, me tõesti töötame sellega väga palju, et vähendada ülitundlikkus, siis seal taga on sageli niisugused moonutatud tõlgendused ja need tulevad nagu automaatselt, et inimene ei saagi neid pidurdada ja see läheb siis selle neurobioloogilise eripära alla, et tal ongi raske ennast reguleerida. Tal on raske reguleerida ennast ka kognitiivses mõttes, et ta reageerib nagu välistiimulitele ühel põhjusel, tal on raske eristada olulist ebaolulisest, et see ongi nagu selle häire keskne tuumsümptom. Ja seda me siis ka õpime ja ka täitsa eraldi treenime. Need on sotsiaalsed oskused, et inimene ei kaotaks sõpru, et ta ei kaaperdaks sõpradel lava ära siis, kui nendel on ühised kohtumised, et ta annaks ka sõpradele sõna, et sellega tegeleme täitsa eraldi. Ja ma tahaks ka öelda, et ise, ma olen ise nagu suutnud elu läbi
väga palju nende asjadega tegeleda. Et see on ikkagi nagu trenn ja mis minu sõnum on paljudele inimestele, kuna paljude inimeste fookus ka meie liidus, nii et võib-olla mõned tuttavad pahandavad, kui ma ütlen seda, et nagu need stimulandid on nagu first line, aga nad lahendavad ainult lühiajalisi probleeme, et kõik ülejäänud on ikkagi sihuke käitumuslik trenn, et see, kui see sihuke pidurdus selle emotsiooni tagant tihtipeale ära kaob, siis kõik need emotsioonid võib-olla ei oleks üldse tihtipeale nagu pidanud ka võib-olla tekkima, et need hinnangud mingite asjade puhul või mingid standardid enda suhtes ja sihuke eneseviha võib-olla tuleks nagu korrigeerida ja nagu tagasi tõmbata veits nagu sihuke realismi taju tihtipeale läheb kaduma, et sihuke just see, mis sa ütlesid, et ajataju niikuinii ei ole, on ju, siis see kui olulise ja mitteolulise eristamine igapäevaselt on sihuke pidev nagu struggle, et kõik need mingid meemid, et jooks mööda tuba ringi, siis üks hetk voldid neid riided seal kokku ja siis pesed nõusid ja siis kirjutad mingit artiklit ja siis guugeldad 5 tundi, et millega see keiser Nero täpselt tegeles nagu, et see sihuke enesejuhtimine ja enese nagu sihuke keskkonna kontrolli alla võtmine, olla nagu dialoogis oma keskkonnaga ja mitte ATH-ga on nagu võib-olla mul endal ja teistel on ka sihuke väga sihuke mingi teatud iseseisvusvajadus, et sina pead kõigega nagu ise hakkama saama, et just ATH-l samas nagu paradoksaalselt just on vaja seda, et sa kasutaksid neid tööriistu ja kujundaksid oma keskkonda niimoodi, et see toetaks sind, mitte ei annaks sulle veel rohkem distraction, mida on võib-olla raske teha, kui on koristamisega probleeme. Jah, võib-olla kui mõtlen, et konkreetselt selle teraapia võluvõti on tegelikult see, et vähem on rohkem. Ikkagi teeme alati väikseid samme, sest iga kord ehmatusega, kui inimene alles alustab seda teraapia, küsib, kas ma kõik selle pean nüüd ära tegema. Ja me räägime ainult uneaegade ja ärkamisaegade nii-öelda nagu timmimisest, et siis aus vastus on see, et me teeme hästi väikesi samme korraga, hästi väikesi samme. Sest need on inimesed, kes kaotavad oma töölehed ära ja nendega ei saa sageli pabertöölehti kasutada, kuna nad ise ka ei tea, kus need töölehed on ja kas nad mitte jäänud terapeudi lauale viimane kord, et me peame arvestama sellega, et neil on see selline kallutatus ja pigem koostöös siis otsima selliseid viise, kuidas nad saavad ennast reguleerida. Ja tihtipeale ma loodan, et see on ka mingisugune sõnum, mida ma olen üritanud palju ka nagu ise rääkida, et ATH inimestel tihtipeale on vaja väga kiiresti otsuseid vastu võtta ja ka ise enda suhtes, et see, kui sul on üks kord mingi asi läbi kukkunud, siis see ei tähenda, et see oleks nagu sinu jaoks võimatu või nagu sa ütlesid ka, et sul on ATH, mitte et sa oled ATH, et nagu seda kõike on võimalik nagu manageerida. See haige hammas sealt tagumises, alumises nurgas. Et teistel on, inimestel on erinevad probleemid. Just, väga, see suhtumine väga hea. Ja tuleb detailselt vaadata enda probleeme, mitte nagu üldistada mingitele asjadele, kuigi see üldistamine tihtipeale annab inimestele selle väga tugeva kogukonna tunde, mis neil on kogu aeg elus puudu olnud, aga võib-olla kui siin küsisid enne, mille järgi nad ennast siis ära tunneksid, on see, et nad kipuvad õppimisi pooleli jätma, nad kipuvad ära väsima, ära tüdima kiiresti erinevatest asjadest, mis nad ette võtavad, vahetama oma huvisid ja mida nad just võiks teha, on see, et erinevate strateegiatega õppida ennast õppimises nagu püsima, ennast juhendama õppimises, sest iga akadeemiline kraad, mida nad saavutavad või akadeemiline tasand, mis nad saavutavad, siis teatud alal, kus neil on raske püsida, tegelikult 30% ulatuses väldib psühhopatoloogia teket, sest nad saavad oma ajule mingi teise suuna ja kui nad nüüd ütleme bakalaureuse omandavad, siis magistri ja siis veel doktorikraadi, siis neil on palju väiksem võimalus sattuda meie teraapiaseansile. Et me väga motiveerime, neil on 3 korda raskem haridust omandada. Aga kui nad seda teavad, et miks on raskem, sest me hästi seletame ka seda läbi töömälu põhimõtet, et nad peavadki 3 korda rohkem võib-olla omale aega varuma, et siis nad ju teavad, mis need ees ootab. Et see on normaalne, et asju ei saa teha kiiresti, kuigi ATH-le väga meeldib asju teha kiiresti. Minul läks ma jõudsin bakalaureuse kraadist 3. korral niimoodi, et ma tegin 4 aastat vabal teemal esseed sissejuhatus psühholoogiasse, kuigi mul olid 3. aasta nagu ained tehtud. Et see on siuke selle kõige kontroll, et mis huvitab ja kuidas huvitab ja
ja mis on need manageeritavad nagu ampsud, et asju ära teha? Jah, et selles mõttes, et mitte nagu loobuda ja mitte valida kohe teine, kui huvi ära kaob, sest see huvi nagu tal tõesti kaob ruttu ära, vaid jääda selle eriala juurde ja kannatada seda ebamugavust ja pingutada. Sest õppimisraskused on neil kõige suuremad raskused just nimelt seal ülikoolist edasi, et püsida nagu ühel alal, mitte nagu õppimine ise. Ja järgmised raskused on siis seotud sotsiaalsete suhetega ja lähisuhetega, et nad on, ütleme, need kaksikud on siis nagu alati sellises nagu paaris rakend. Ja naiste puhul on siis see, et kui ta alustab pereelu ja sünnivad lapsed, et siis läheb kordades raskemaks just nimelt seda tähelepanu hoidmist ja niimoodi oma päeva niimoodi organiseerida ja planeerida. Ja lastega seoses siis ka ju östrogeeni asjad peale? Jah, et siis kõik see muu sinna tuleb juurde, aga lihtsalt see, et üks asi on elus juures, millega kohaneda ja nendel on kohaneda raske, et võibki viia nagu kriisideni ja võib viia perekriisideni ja sageli nad võivad käia aastaid perenõustajate juures. Ja jäädagi sinna. Et kas üldse ja mis nüüd? On ka selliseid näiteid, kus ütleme, kui ATH on väga domineeriv, nii-öelda see naine oma olemuselt, et siis tegelikult kogu peresüsteem kannatab ka selle domineerimise all, et tal on ju kogu aeg paha olla või tal on palju emotsioone ja talle tundub võib-olla, et temast ei hoolita või temaga käiakse kuidagi, ma ei tea, tõrjutakse teda seal peresüsteemis, aga peresüsteem tegelikult on väga hädas inimesega, kus on selline hüperaktiivne või siis siuke impulsiivne ATH, et seal on väga palju ärevaid pereliikmeid, kes siis õpivad nii-öelda ütleme, oma ärevust kuidagi alla suruma sellega, et nad proovivad siis seda inimest mitte kas siis ärritada või kuidagi talle nii-öelda sõnadega vastu minna, aga tulemus on siis alati vastupidine, et mitte midagi sellest ei muutu. Et ravile peab ikka tulema see, kellel need probleemid on. Aga sageli käivad ravil pereliikmed. Ja eks see on alati, et sa ei saa ravida seda inimest, kes siin ruumis hetkel ei viibi. Mida tihtipeale minnakse sellega, et mul on peres mingi. Aga ma ka ikka pigem läheks selle hea noodiga edasi, et neil on väga palju ressurssi, et neid ei tohi lihtsalt unarusse jätta, sest seal on palju energiat ja seal on väga palju sellist tegevusvariatiivsust ja motivatsiooni, et kui seda kõike osata ära kasutada, siis nad võivad liikuda ikka, nad liiguvadki nagu kosmosekütusel. Et teised eestlased kuidagi kulgevad siin diisli peal, aga nendel on ikka selline pidev selline, kosmos on kogu aeg seal kütusepaagis, ainult et pidureid ei ole. Nii nagu ühel korralikul kosmoseraketil. Hästi väga hea kiirendus, aga pidureid ei ole. Ja ütleme, et kui nad sooritavad või on selline sooritusolukord, et siis mida nad püüavad teraapias või nendest erinevates alternatiivteraapias leida on see, et saaks ärevusest lahti, aga nende see ärevus natuke on selline ajaindikaatoriga seotud, et kui ärevus läheb väga kõrgeks, nad saavad aru, et on viimane aeg tegema hakata, aga teistel inimestel sellise kõrge ärevusega ei õnnestu midagi tehtud saada. Aga samas, kui nad on eksamil või sooritusolukorras või peavad mingisugust töökoosolekul näiteks kõnet pidama, et siis see, mida nende nii-öelda kehaline orgaanika läbi elab, on nagu selline vaba langemine, kus langevari ei avane. Ja kui me ikkagi oleme lennukist välja visatud, meil on see pakikene seljas, aga pole ühtegi nööri, millest tõmmata, et siis see on tegelikult see reaalne olukord, mida see inimene läbi elab. Ja siis seal kõrval on hästi palju selliseid langevarjulid, kes kõik tõmbavad oma nööre lahti, ütlevad siis ATH-le ka, et aga ma ei tea, vaata tõmba sealt või proovi nüüd, ma ei tea, kuidagi järje peale saada või mis sa seal nii kaua mõtled, aga tegelikult tal ongi nagu siis ütleme päris paanika seal kehas. Mis tähendab seda, et tema lahendus, kuidas seda lahendada, on see, et peab olema väga suur korduste arv, väga suur harjutuste arv. Et kui seda eksami olukorda üle kanda on see, et ta peab lihtsalt seda väga palju harjutama, mida ta sinna tegema läheb. Ehk siis me ka natuke õpetame teda prioritiseerima, et kui tal on 4 ainet vastata, siis võib-olla ta ühe aine õpib natuke paremini ära kui teise, et ta saab nagu kindlustunde kätte. Et ATH vastamise edukus ja soorituse edukus sõltub sellest kordade arvust, mis ta on harjutanud. Ja nagu sa juba tead, siis raske. Ja sellest väga kerge on alla anda ja kujundada endale igasuguseid enesekohased veendumisi, et mis asjad sinu elus on üldse nagu välistatud. Meil hakkab tegelikult aega vaikselt otsa saama. Mõtled, kui võttes mingi sõnum nagu välja pigistada. Siin on olnud neid sõnumeid nagu piisavalt. Ma loodan, et nagu
ATH-l on ka väga nagu sümptomaatiline, mida ma oskavad enda kogemust rääkida, on tihtipeale ka nagu üle tõlgendamine ja siis vastavalt natuurile kõikide asjade pärast nagu üle muretsemine. Et ma ise oskan ainult muretseda asjade pärast. Ma ise muidugi olen see loll, kes kasutab seda muretsemist, et ennast üldse nagu aktiveerida, sest muidu ma ei suuda midagi teha. Et võib-olla, aga sõnum oleks, et võib-olla ei peaks nagu nii palju muretsema. Alati. See, no ütleme, et see nagu selles mõttes ATH teraapias ei tööta need võib-olla väga palju klassikalised tehnikad, et töötavad ikkagi sellised pigem väga konkreetsed ja võib-olla sellisele nagu lähikäitumistele suunatud, sest nad on väga suured mõtled ja juurdlejad. Aga kui nad näevad näiteks meil seansilgi ära, kus kohas see seal töömälus asub, mis on siis mitteverbaalne, verbaalne, et miks tal seda muretsemist vaja on, et ta tegelikult siis saab aru, mis on selle muretsemise nii-öelda nagu strateegiline eesmärk. Et selle eesmärk ongi täita seda mitte sisse tulevat signaali, kuna nendel signaal tuleb, läheb, nad kas saavad aru või ei saa neid, kas on kohal või ei ole, et mõnes mõttes sellel muretsemisel on ju seal täiesti nagu omal kohal olev eesmärk. Ja nüüd me ütleme inimesele, et ära muretse. Ma pigem mõtlen, võib-olla siin on mingi vahe, mida inimesed ei tee, aga ma ise olen läbi elu ehitanud selle väga suure vahe, et teha ühte asja nagu lühiajalise eesmärgi nimel ja pikaajalise eesmärgi nimel on nagu erinevad asjad, et see on mind väga, lapsepõlvest on see kontseptualiseering mind väga palju aidanud, et ATH-l on väga suur probleem teha neid pikaajalisi asju, et ma võib-olla nende pikaajalist asja pärast ei peaks nagu muretsema, aga lühiajaliselt siin on väga palju erinevaid funktsioone. Lühiajaliselt on ATH huvitatud kohesest kasust ehk siis mitte millegi tegemisest. Kõige funktsionaalsem asi. Aga see on ka üleüldine meie kõikide probleem, lihtsalt et tema teeb, tal on see nagu tunne nagu tugevam, et ta sõltub hästi palju oma tundest. Ja nende ka üks asi, mida mulle meeldib mõelda, et need on kõik tegelikult kõikide inimeste nagu normaalsed funktsioonid, lihtsalt inimeste tundlikud on erinevates kohtades. Et siin ei ole nagu midagi siukest, et tänu sellele muidugi meil on hästi palju inimesi, kes tulevad meil sükst juttu rääkima, et aga teistel on ju, mul on samasugused probleemid vahel ja teistel on ju, et aga võib-olla, kui sa ikkagi kahtled, siis tasuks ära kannatada see Eesti vaimse tervise kriis ja siis võib-olla tiksuda 3-4 kuud järjekordades ja konsulteerida spetsialistiga, mitte alati jääda nagu tuginema doktor Google'ile. Aga aitäh, Inga, et jagasid neid nagu ametlikku vaatepunkti sellest, sest et ma ise pean tegelema kõik nende foorumite asjadega, et mingi hetk on tekkinud ka väsimus kõikidest nendest ja ei jaksa kõikide asjadega kogu aeg sõdida internetis. Et võib-olla mingid asjad said selgemaks diagnostikas, mis ei ole siiamaani nagu lõplikku konsensust leidnud nagu teadusmaailmas. Ja võib-olla inimesed korjasid midagi üles, et leida mingisugust kannatust, et asjadega tegeleda ja mingisugust suunda. Mina võib-olla lõpetuseks ütlen äkki seda, et kui elu ennem oli selline lõputu nagu turbulents, siis püsimine, et kunagi ei tea, millal turbulents ees on, et nii need inimesed sageli tunnevad oma päevas, et emotsioonid vahelduvad 5-6 korda väga tugevalt üles alla, et siis võib-olla teadlikuks saamine, harituks saamine ja natuke teraapias käimine aitab seda turbulentsi lihtsalt ette näha. No natuke parem, kui ma tean, mis tulemas on, kui see, et ma lihtsalt korraga hakkan täiesti kontrollimatult seal turbulentsis rappuma. Või siis kõiki neid turbulentsi tekitavad asju alla suruma. Täpselt, jah. Aga aitäh! Aitäh! Ja kui guugeldada, siis võib-olla peaasi.ee või siis Facebookis ATH Liit, kus on üsna okei gäng kogunenud.